Austatud visioonipäeval osalejad, head idavirulased ja Ida-Virumaa arengule kaaselajad. Ida-Virumaal on ees väljakutset pakkuvad, aga ka väga põnevad ajad. Me oleme võtnud eesmärgiks saavutada 2050. aastaks koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kollektiivsed kliimaneutraalsuse. Õigupoolest on kliimaneutraalsuse eesmärgi sihikule võtnud enamik maailmast, Lõuna-Ameerikast Aasiani. Tegu pole pelgalt värske õhu tagamisega, vaid meie ja järgnevate inimpõlvede ellujäämise kindlustamisega siin planeedil. Kliimaneutraalsuse poole liikumine nõuab kogu riigilt ja meie partneritelt suurt pingutust. Terved majandusharud peavad lähima 20-30 aasta jooksul ümber sündima. Selle protsessiga on Eestis kõige enam seotud just Ida-Virumaa, sest sellest maakonnast pärineb üle poole kogu Eesti kasvuhoonegaasi heitest. Seega, kui Eesti võtab endale eesmärgiks heidet vähendada, peab suur osa pingutusest tulema just Ida-Virumaalt. Nagu iga suur muutus, nõuab see pingutust meilt kõigilt. Piirkonna ettevõtjatelt, et arendada välja uusi tooteid ja teenuseid, luua uusi tarneahelaid ning konkureerida globaalsel turul. Piirkonna töötajatelt, et minna paljudel juhtudel pärast tipptasemel kõrghariduse saamist ja aastaid erialal töötamist õppima midagi täiesti uut. Ning nende pereliikmetelt, sealhulgas lastelt, et julgustada neid uusi ja väljakutset pakkuvaid samme ette võtma. Vaadates statistikat, on üleminek toimunud juba palju aastaid. Kui 1980. aastatel töötas vaid kaevandustes üle 14 000 inimese, siis praegu jääb põlevkivisektori tuumikettevõtete hõive Ida-Virumaal alla 6000 inimese. See ei ole küll viimaste aastate jooksul palju vähenenud. Põlevkivisektori muudatused on mõjutanud ja mõjutavad ka edaspidi paljude inimeste elu. Meie ülesandeks on hoolitseda, et need muudatused oleksid positiivsed. Uute nutikate ja tasuvate töökohtade ja väärtusliku elukeskkonna loomine on Ida-Virumaa edasise arenguhüppe saavutamise seisukohalt võtmetähtsusega. Kui varem pidime selle ülesandega ise hakkama saama, siis nüüd on meile selle jaoks täiendavat ressurssi. Ida-Virumaa probleemid ei ole unikaalsed. Sarnaste väljakutsete ees seisavad paljud piirkonnad kogu Euroopas ja maailmas. Seetõttu lõi Euroopa Liit möödunud aastal ju sellistele regioonidele suunatud fondi. Õiglase ülemineku fondi eesmärgiks on toetada majandust, tööturgu, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030. aasta energia kliimaeesmärkide ja kliimaneutraalsuse saavutamisega aastaks 2050. Valitsus on otsustanud, et me väljume põlevkivielektrist aastaks 2035 ning põlevkivienergeetikast aastaks 2040. Keemiatööstuse toorainena on põlevkivi aktuaalne ka edaspidi. Õiglase ülemineku fondi vahendid investeerime Ida-Viru arengusse aga juba aastaks 2029. See on investeering Ida-Viru tulevikku. Fondi mahuks on Eesti puhul 340 miljonit. Võrreldes teiste Euroopa riikidega saab Eesti ühe elaniku kohta kõige rohkem raha. Koos kaasatava omafinantseeringuga on fondi mahuks umbes 700 miljonit. Oluline on aga see, et õiglase ülemineku fond pole ainuke ressurss, mida saame Ida-Virumaa arenguks rakendada. Eesti saab järgmise 8 aasta jooksul Euroopa Liidust kokku üle 4 miljardi euro mahus struktuurifondide toetusi. Suurusjärgus 10% uue perioodi struktuurifondidest lisaks õiglase ülemineku fondile suundub tõenäoliselt Ida-Virumaale. Erinevate meetmete lõikes tähendab see üle 1 miljardi täiendavat riiklikku rahastust Ida-Virumaale järgmise 8 aasta jooksul. Suur osa sellest rahast on suunatud ettevõtluse toetamisele ja arendamisele, töökohtade tekitamisele, mille puhul igale riiklikule eurole lisandub vähemalt 2 eurot erasektorist. See aga tähendab, et investeeringute kogumaht Ida-Virumaale järgmise 10 aasta jooksul on suurusjärgus 2 miljardit eurot. Edu on võimalik ainult tänu koostööle ja teie aktiivsele kaasamõtlemisele. Ma olen tänulik meie partneritele,
kes on juba aasta aega aktiivselt panustamas regiooni tulevikku läbi osalemise õiglase ülemineku juhtkomisjonis, Ida-Virumaa regionaalses õiglase ülemineku platvormis, teadusnõukogus ja teistes võrgustikes. Tänan ka neid, kes on aidanud meil kaardistada olulisi arengusuundi läbi osalemise eelmise aasta suvel toimunud arvamuskorjes ja seminarides. Sellises vaimus jätkates kindlustame, et meie üleminek õnnestub. Tänan ettevõtjaid, kes viimastel aastatel panustanud 100 miljoneid uute töökohtade loomisel. Soovin jõudu eelseisvaks 2 päevaks. Loodan, et võtate aktiivselt osa homsetest lauaaruteludest, kuna just teie aitate kindlustada, et arendatavad sekkumised vastaksid regiooni vajadustele ja ka päriselt töötaksid. Aitäh, häid visioonipäevi ja jõudu meile kõigile! Aitäh, riigihalduse minister Jaak Aab. Jaak, mul on paar küsimust. Ma tahaks sellises, ütleme siis, iduettevõtluse vaimus küsida. Kui me tahaks hinnata Ida-Virumaa väärtust, siis nii-öelda valuatsiooni, palju ta aastas Eestis sisse toob, palju ta välja viib, kui me võtame teda riigi pilguga? Kas see on meil kulu- või tuludokument? No ei ole saladus, et tegelikult varasematel aastatel ja isegi praegu elektrienergia tootmine ja ka põlevkiviõli tootmine annavad päris suure osa Ida-Virumaa kogutoodangust, aga ka Eesti kogutoodangust. Ja me oleme näinud, et kui elektrienergiat on toodetud vähem, siis see on mõjutanud ka Eesti SKT-d. Me väga loodame, ma lugesin need numbrid ette, need on ausalt öelda hoomamatud, aga need on päris reaalsed võimalikud Ida-Virumaasse investeerida. Kui me selle investeeringu ära toome, siis ma usun, et Ida-Virumaa panustab Eesti majandusse rohkem kui elektrienergia tootmise õitse aegadel põlevkivist. Ehk siis on lootus, et sellest võiks saada Eesti majanduse üks nii-öelda mootoreid 10 aasta pärast? Jah, kuna selles kavas me oleme ette näinud väga palju investeeringuid teadusmahukasse tootmisse, ettevõtlusse, pilootprojektidele ja ma tean, kuidas on huvitatud sellest nii ülikoolid, teadlased, ettevõtjad, siis ma usun, et sealt võib tulla päris häid ja uusi arenguid kogu Eestile, mitte ainult Ida-Virumaale. Veel üks küsimus. Kui see fond 2029 läheb kinni ja see enam-vähem 700 miljonit koos fondirahade ja kaasfinantseeringuga on ära kulutatud, mis edasi saab, et need algatatud protsessid kestma jääks? No see fond lõpeb ära, aga kõik teised riiklikud Euroopa Liidu vahendid me jätkuvalt ju investeerime kogu Eestisse, sealhulgas Ida-Virusse, aga muidugi väga suur lootus on, et see annab sellise majandusliku efekti, et see annab meile ka tulevikuks raha sinna panustada. Viimane ja täpsustav küsimus. 340 miljonit õiglase ülemineku fondi raha, Euroopa suurim panus Ida-Virumaale. Ida-Virumaa enda sissetuleku taustal. On see suur summa? Ma lugesin neid numbreid, et 340 miljonit on õiglase ülemineku fondist, erinevatest teistest allikatest vähemalt 400-500 miljonit veel sellel perioodil ja me peame arvestama, et kõik, mis me teeme riigi või Euroopa Liidu vahenditest, sinna lisatub erasektori panus. Aga eesmärk on ju tegelikult see, et need Ida-Viru keskmised palgad selle niimoodi ülemineku lõpuks oleksid konkurentsivõimelised Harjumaa palkadega. Arusaadav. Saab siis imet näha. Ma ise tegin ka ühe arvutuse, ma sain aru, et Ida-Viru Eesti sisemajanduse kogutoodangust on 1,6 miljardit igal aastal. Ja see fond suudab 10 aasta jooksul sinna ligi meelitada samasuguse summa kokku 10 aasta peale. Siis see on iga aasta kümnendiku suurem. Umbes nii. Selge. Hakkame siis otsast täitma, mis siis ikka. Aitäh, Jaak Aab.